Tere päevast, minu nimi on Aavo Martinson, olen Tallinnas Rahumaja juhataja ja omandasin New Yorgis 2023. aastal magistrikraadi rahuõppes. Sooviksin täna rääkida teile natukene universaalsetest printsiipidest. Esiteks duaalsuse printsiip ehk kahesuse printsiip. Iga olend või asi omab kaheseid omadusi: yang, positiivsus, mehelikkus ja yin, negatiivsus, naiselikkus. Näiteks aatomist väiksemad osakesed, mis on kogu mateeria ehituskivid, omavad kas positiivset, negatiivset või neutraalset laengut, mis moodustub positiivsete ja negatiivsete koostisosade neutraliseerumise tulemusel. Kui osakesed ühinevad vastastikuste suhete kaudu nende kaheste omaduste vahel, moodustavad nad aatomi. Taimed paljunevad tolmuka ja emaka abil. Loomad paljunevad ja säilitavad oma liike isaste ja emaste vaheliste suhete kaudu. Inimesed paljunevad mehe ja naise vahelise suhte kaudu. Kuid leidub ka teine paar vastastikustes suhetes olevaid kaheseid omadusi. Igal olendil või asjal on nii väline vorm kui sisemine loomus. Inimene koosneb kahest aspektist: kehast ja hingest. Keha on väline, nähtav, hing aga sisemine ja nähtamatu. Loomad elavad ja liiguvad, kuna nende keha juhib sisemine omadus, mis vastab inimese hingele ning annab meile kindla eesmärgi. Taimed täidavad oma orgaanilisi funktsioone sisemise loomuse abil, mis toimib mõnes mõttes nagu inimese hing. Edasi, andmise ja vastuvõtmise toimingu printsiip. Näiteks aatomid tekivad siis, kui elektronid kogunevad ümber aatomi tuuma ja astuvad elektromagnetilisse vastastikusesse toimingusse. Loomad paljunevad ja säilitavad liiki isas ja emas loomade vahelise andmise ja vastuvõtmise toimingu kaudu. Loomad ja taimed eksisteerivad üheskoos tänu hapniku ja süsihappegaasi vahetusele ning mesilaste ja lillede vahelise koostööle. Päikesesüsteem eksisteerib päikese ja planeetide vahelise andmise ja vastuvõtmise toimingule tuginedes. Inimkeha säilitab oma elu tänu andmise ja vastuvõtmise toimingutele arterite ja veenide, sisse- ja väljahingamise, sümpaatiliste ja parasümpaatiliste närvide vahel. Andmise ja vastuvõtmise toiming hinge ja keha vahel võimaldab üksikisikul tegutseda, et elu eesmärki teostada. Andmise ja vastuvõtmise toimingud mehe ja naise vahel perekonnas, inimeste vahel ühiskonnas, valitsuse ja rahva vahel riigis ning maailma riikide vahel on hädavajalikud, et nad saaksid koos harmoonias ja rahus elada. Igal iseseisval olemusvormil on kahesed liikumise keskmed. Need keskmed püüdlevad vastavalt eesmärkide poole, millest üks teenib terviku ehk avalikku eesmärki ja teine individuaalset ehk isiklikku eesmärki. Ei saa olla ühtegi individuaalset eesmärki, mis ei toeta terviku eesmärki, ega saa olla ühtegi terviku eesmärki, mis ei taga individuaalset eesmärki. Elementaarosakesed ei eksisteeri iseenda jaoks, vaid on osa suuremast struktuurist, aatomist. Aatomid, mis säilitavad oma terviklikkuse, loovad suhteid üksteise vahel ning nad moodustavad molekuli. Toiduahelas madalamal olevate elusorganismide terviku eesmärk on eksisteerida kõrgemal tasandil olevate elusorganismide heaks. Illustreerime seda printsiipi läbi spordi, näiteks jalgpalli. Jalgpalluri treeningutel ja pingutustel on kaks eesmärki. Esiteks isiklik areng ja oskus täiustada oma oskuseid ning teiseks meeskonna edu saavutamine. Kui mängijad keskenduksid mängu ajal üksnes sellele, kui palju nad ise palliga kokku puutuvad ega arvestaks meeskonna kui terviku sooritust, viiks see paratamatult meeskonna ebaeduni. Sellise lähenemise tagajärjeks oleksid pettumus ning pinged ja halvad suhted meeskonnaliikmete vahel. Tegelikkuses on mängija rahulolu ja rõõm suurem meeskonna võidu korral kui individuaalse panuse korral.
Terviku eesmärgi täitmise kaudu realiseerub ka individuaalne eesmärk. Kuigi mõlemad eesmärgid on olulised ja peaksid püsima tasakaalus, peab terviku eesmärk olema alati esikohal. Sama põhimõtet või printsiipi võib illustreerida ka hariduse valdkonnas. Kujutlegem olukorda, kus õpetaja siseneb klassiruumi ja keskendub kogu tunni vältel üksnes ühe õpilase õpetamisele. Selline käitumine tekitaks teistes õpilastes arusaadavalt ebaõigluse ja rahulolematuse tunde. Seetõttu on õpetaja teadlik, et tema kohustus on õpetada kogu klassi, sõltumata isiklikest eelistustest või sümpaatiatest. Õpilaste loomulik ja õigustatud ootus on, et õpetaja jagaks oma teadmisi võrdselt kõigile. Edasi, perekond. Perekond kui armastuse kool ehk koht, kus õppida armastama ja koht, kus kogeda armastust. Esimene armastus, mida perekonnas kogeme, on lapse armastus. Sündides maailma me kogeme lapse armastust vanemate vastu, tunneme armastust, kui meie vanemad on lähedal ja armastavad ning hoolitsevad meie eest. Me tunneme end kaitstuna vanemate juures. Lapsena õpime ka vastama oma vanemate armastusele, püüdes neid aidata ja tuua vanematele rõõmu. Teine armastus on õdede ja vendade vaheline armastus. Kasvades me märkame, et meie ümber on teisigi lapsi, meie vendi, õdesid, lapsi lasteaias, koolis ja nii edasi. Venna ja õe armastus on horisontaalne armastus, mida me tunneme koos mängides või üksteist aidates ja toetades. Ka koolis on meil vanemad ja nooremad õpilased ning õpetajad, kes seisavad õpilaste suhtes vanemate positsioonil. Peale abiellumist saavad mees ja naine kogeda abikaasade vahelist armastust. See on armastus, mida ei jagata teiste inimestega. See on kõige intiimsem armastuse suhe kahe inimese vahel. Abikaasad on üksteisele alati toeks ja saavad avada oma südame üksteisele täielikult, usaldades üksteist ja olles truud üksteisele. Abikaasadest saavad lapse sündidest lapsevanemad ning nad saavad kogeda vanemate armastust, hoolitsedes oma laste eest, andes neile kõik, mis neil on. Vanemate armastus laste suhtes on täielikult tingimusteta armastus. Ehk see on armastus, mis ei oota vastuteenet oma tegude eest. Suhted ja rollid perekonnas laienevad ka ühiskonna tasemele. Arenguperiood. Kõik asjad vajavad küpsemiseks aega. Õunapuu ei ole valmis vilja kandma kohe peale seda, kui inimene õunaseemne on mulda istutanud. Seemne kasvuks on vaja ka sobilikku keskkonda. Aednik ei istuta õunapuud mulda keset talve, vaid kevadel, kui on juba soojem ja muld pehme. Aednik hoolitseb armastusega noore ja väikese õunapuu eest. Selleks, et puu saaks hästi kasvada, vajab ta ka päikesevalgust ja vett. Aja möödudes kasvab puu üha suuremaks. Õitest arenevad välja õunad. Ka õun ise vajab aega, et küpseda ehk olla kõlbulik söömiseks ja säilitamiseks. Aias kasvanud puu, mille omanik on lohakas ja ükskõikne, on sageli täis haigusi ja kahjustatud ebasoodsa ilma poolt. Lõpuks kukub see vili puult enne küpsemist või on seest ussitanud. Kuigi see on ikkagi vili, erineb ta teistest, sest ei sobi turul müümiseks. Täiuslikult valminud vili jõuab aga automaatselt omaniku aita. Kuidas on lood inimesega tervikuna? Igaüks meist on kunagi olnud väike imik, kes õppis järk-järgult oma esimese samme tegema. Inimese füüsiline kasv toimub suurel määral loomulike ja automaatsete protsesside kaudu. Selleks, et keha saaks areneda ja kasvada, vajab ta päikesevalgust, vett, toitu ja õhku. Nooruki eas hakkavad inimkehas toimuma märgatavad muutused. Kujuneb teadlikkus oma kehast ning tekib emotsionaalne ja vaimne külgetõmme vastassugupoole vastu. Selles etapis on oluline säilitada seksuaalset puhtust. Seda arenguetappi võib võrrelda õitsva õunapuuga, mis annab märku potentsiaalsest viljakusest, kuid mille viljad ei ole veel küpsed. Inimese küpsus tähendab eelkõige inimese iseloomu küpsust, sisemist ja vaimset arengut. Lisaks füüsilisele arengule peab inimene hoolitsema ka vaimse arengu eest.
Milline on inimese iseloom enne abiellumist ja perekonda loomist? Kui suur on tema võime võtta vastutust oma sõnade ja tegude eest? Kas ta suudab raskusi ületada ning on võimeline armastama ka rasketel aegadel? Erinevalt füüsilisest arengust ei toimu sisemine ehk vaimne kasv automaatselt. See eeldab teadlikku pingutust, enesedistsipliini ja järjepidevat tööd iseendaga. Üheks tõhusamaks viisiks iseloomu kujundamisel ja küpsuse saavutamisel on heade tegude praktiseerimine igapäevaelus. Inimesel on loomulik soov elada keskkonnas, kus vanemad on hoolivad, õed ja vennad toetavad, sugulased ja tuttavad heatahtlikud ning kus üldine inimestevaheline suhtlus põhineb headusel ja vastastikusel lugupidamisel. Just sellise maailma loomisse saab ja peab iga inimene oma tegudega panustama. Altruistlik eluviis. Kõik asjad on loodud eksisteerima teiste heaks. Perekonnas eksisteerivad vanemad laste heaks ja lapsed vanemate heaks. Mehe ülesanne on hoolitseda oma naise eest ja naise ülesanne hoolitseda oma mehe eest. Õpetaja ülesanne on õpetada lapsi ja õpilasi ja õpilaste ülesanne on hoolikalt kuulata ja vastata õpetajale. Arstide roll on ravida haigeid. Valitsuse ülesanne on hoolitseda kogu riigi hästi toimimise ja inimeste heaolu ja turvalisuse eest. Inimestele on antud vabadus ise otsustada, kuidas nad oma elu elavad. Vanemad hoolitsevad oma laste eest mitte sellepärast, et nad peavad seda tegema, vaid sest nad armastavad neid. Lapsed tunnevad suurt rahuldust ja rõõmu, aidates oma vanemaid. Kuidas defineerida altruistlikku armastust? Altruistlik armastus on tõeline armastus. Selle põhituum seisneb andmises, elamises teiste ja terviku heaks. Ta annab rõõmsa südamega, unustab seejärel, et on andnud ning jätkab lõputult andmist. Igale inimesele on antud ka südametunnistus, mis juhib inimese otsuseid ja käitumist. Südametunnistus on nagu moraalne kompass, mis näitab alati õiget suunda. Kuid kas järgida või mitte südametunnistuse häält on iga inimese enda otsustada. Stephen Covey, Ameerika autor, juhtimiskonsultant ja mõtleja, kes sai maailma kuulsaks isikliku arengu ja juhtimise valdkonnas, on öelnud: inimese käitumist juhtivaid reegleid ei leiutatud. Need on universumi seadused, mis on põimitud iga tsiviliseeritud ühiskonna kangasse. Igal inimesel ja tema elul on 3 eesmärki. Esiteks elada altruistlikku elu, mis loob inimesest küpse iseloomuga inimese, kes suudab armastada ning vastutada oma sõnade ja tegude eest. Edasi saavad küpse iseloomuga mees ja naine rajada harmoonilisi suhteid, abielluda, luua perekonna ning kasvatada lapsi veel paremateks inimesteks, kui nad ise on. Perekonnas saavad vanemad ja lapsed kogeda väga palju rõõmu ja armastust ning jagada seda ka teiste inimestega ühiskonnas. Kolmandaks on igal inimesel vastutus hoolitseda oma ümbruskonna eest ning rakendada oma teadmisi, oskuseid ja andeid, mis muudavad seda maailma paremaks ning toovad kasu ja rõõmu teistele inimestele. Ühiskonda panustamisel tunneb ka inimene ise sellest suurt rõõmu ja kogeb oma elu väärtust.